oluline areng. Jeemeni hutid süüdistavad Saudi Araabiat rünnakutes Sana rahvusvahelisele lennujaamale, et takistada Iraani lennuki maandumist hutide kontrolli all olevas pealinnas. Ametlikku kinnitust Riadis pole, kuid rahvusvaheliselt tunnustatud Jeemeni valitsus, keda toetab Saudi Araabia, ütles järgmist. Jeemeni seaduslik valitsus on koostöös piirkondliku ja rahvusvahelise kogukonnaga ning kõigi diplomaatiliste ja õiguslike vahenditega püüdnud veenda Iraani režiimi ja Houthi relvarühmitusi Sannaas naasma relvajõudude juurde ning mitte tungima Jeemeni õhuruumi Iraani lennukitega. Meie kannatus on nüüd otsa saanud. Me vastame nendele rikkumistele asjakohaselt. Me peame Iraani täielikult vastutavaks, nii õiguslikult kui ka moraalselt, iga Jeemeni õhuruumi rikkumise eest. Edmund Fitton Brown, Foundation for Defense of Democracy's vanemteadur ning endine Ühendkuningriigi suursaadik Jeemenis. Edmund, väga tore, et olete täna meiega I24 News Englishis. Siin ei ole Saudi Araabia veel ametlikult vastutust võtnud, kuid Houthid süüdistavad Saudi vägesid. Mida see hetk Saudi Araabia jaoks tähendab ja kuidas mõjutab see jõudude tasakaalu, mida me praegu Jeemenis, Iraani ja Saudi Araabia vahel näeme? Ma arvan, et see on saudidele tõesti keeruline olukord. Nad tahavad tõkestada kõiki blokaadi rikkumisi. Kuid samal ajal ei ole nad olnud eriti tõhusad oma sekkumistes sõjas, mida Ameerika Ühendriigid ja Iisrael Iraaniga peavad. Nii ongi iraanlased ja Houthid tajunud nõrkust ning arvavad, et nad võivad nüüd blokaadi proovile panna, mille saudid on selgelt kehtestanud. Tead, pole kahtlustki, et saudid viisid need rünnakud läbi. Nad on selgelt öelnud, et nad on selle vastu. Küsimus on selles, et kui iraanlased on otsustanud seda teha, kas saudid on valmis sellele vastu astuma? Kas nad on valmis aksepteerima selle vastuastumise tagajärgi? Inimestel lennujaama kasutamise takistamine ei ole muidugi eriti keeruline. Kõik, mida tuleb teha, on rajale augud teha, nagu Iisrael on varem teinud, nagu Saudi Araabia on varem teinud. Nii et sõjalise strateegia mõttes on olemas lihtne võimalus. Kuid probleem on selles, et see asetab Saudi araablased väga vaenulikku seisu nii iraanlaste kui ka Houthide suhtes. Ja nad on püüdnud seda rindejoont maha rahustada. Jeemeni rahvusvaheliselt tunnustatud valitsuse juht ütles, et ta ei kavatse seda vastasseisu laiendada, sest see täidaks Iraani eesmärgi tõmmata Jeemen ja selle rahvas sõtta. Houthid ütlevad, et nad kavatsevad rünnakuid Saudi vägede vastu intensiivistada. Kas on mingit võimalust, et see jääb rohkem Jeemeni sisemiseks ega levi kogu piirkonda? Ma arvan, et teatud mõttes on see Houthide ja iraanlaste valik, sest kui nad survestavad piisavalt tugevalt, siis arvatavasti tunnevad saudid, et nad peavad sellele vastu astuma. Ja ma arvan, et on võimalik, et ka ameeriklased tunnevad, et neil on selles oma osa ning nad tahavad saudisid sellest toetada. See võib selle rahvusvaheliseks muuta. See, mida ütleb Rashad al-Aleimi, rahvusvaheliselt tunnustatud Jeemeni valitsuse juht, on mõeldud avalikkusele. See on mõeldud avalikkusele ja selleks, et päästa saudide positsioon. Teate ju, saudid püüavad selles küsimuses diskreetsed olla, nagu teie korrespondent ütles. Ja ilmselgelt ei ütle al-Aleimi midagi, mis oleks vastuolus saudide seisukohaga või paneks neid piinlikku olukorda. Ütlesite, et see, mis edasi saab, sõltub peamiselt Hutidest ja Iraanist. Aga kuidas on Saudi Araabiaga? Teil on õigus. Nad on hoidunud Iraani vastu sõtta astumast. Aga kas need arengud võiksid muuta olukorda hetkel, kui lahe piirkond näib nende Iraani rünnakute tõttu taas mingisse sõjaseisundisse naasvad? Ja see võib minna mõlemat pidi. Ühest küljest arvan, et Pärsia lahe riikides on väga tugev soov olukorda maha rahustada ja sõda vältida. Sest nad tunnevad, et nende kogu majandus on nii ohustatud sellest kaosest, mille iraanlased on neile põhjustanud. Aga samas, kuna iraanlased maksavad laheriikidele kätte iga kord, kui Hormuzi väinas või Liibanonis juhtub midagi, mis neile ei meeldi, seab see laheriigid peaaegu võimatusse olukorda. Nii et teatud mõttes võib Saudi Araabia olla sunnitud tegutsema. Nad võivad olla sunnitud muutuma agressiivsemaks, kuigi nende loomulik kalduvus on olukorda maha rahustada. Nüüd on veel üks asi, mida peaksin mainima. Nimelt Saudi Araabia ja Araabia Ühendemiraatide vaheline suhe. See suhe läks tõsiselt sassi Lõuna-Jeemenis toimunud arengute tõttu eelmise aasta lõpus ja selle aasta alguses.
muidugi, kui Saudi araablased tahavad Houthide ja iraanlaste vastu seista, peavad nad seda tõesti tegema täielikus koostöös Emiraatidega. Nii et ma loodan, et ameeriklased suudavad aidata neil kahel riigil oma erimeelsused ületada. mis peab sellel rindel juhtuma? Tead, öeldakse, et hoia oma sõpru lähedal ja vaenlasi veelgi lähemal ning mõnikord võib just vaenlane aidata kaks sõpra taas kokku tuua. Kas see võiks olla hetk, kus me näeme, et laheriikide vaheline lõhe võib just Jeemenis toimuva tõttu hakata kokku kasvama? Jah, täiesti kindlasti. Ja ma arvan, et just siin ongi iraanlased hooletud ja lähevad mõnikord liiga kaugele. Sama kehtib hutide kohta, sama ka Liibanoni Hezbollah kohta. Ja sageli tekitavad nad ühtsust nende inimeste vahel, kelle vahele nad varem olid üsna edukalt kiilu löönud. Nii et jah, nad võivad aidata Saude ja emiraatlasi kokku tuua, samamoodi nagu Iraani ja Hezbollah liigne sekkumine on toonud Iisraeli ja Liibanoni valitsused üksteisele lähemale. See on põnev hetk, mis meie silme all piirkonnas areneb. Edmund Fitton-Brown, väga tore, et olite meiega i24 News Englishis. Aitäh teile! Aitäh! Et saada rohkem ülevaadet sellest, kuidas iraanlased seda kõike näevad, on meiega liitunud nüüd Khosrow Esfahani, uurimisjuht National Union for Democracy in Iraanis. Khosrow, rõõm teid 24 News Englishis näha. Selgelt toimub palju arenguid Jeemeni osas. Mida see aga Iraani jaoks tähendab? Kas nad saavad endale lubada, et nende käsilane Jeemenis tõmmatakse praegu sõtta, mida toetab Saudi Araabia? Islamivabariik ei tunne piire sõdades, mida ta maailmas peab. See suurendab pingeid kogu maailmas seni, kuni see kestab. Režiim on alustanud sõjalist ähvardamist. Me oleme näinud, mida nad tegid Khamenei matustel, kui režiim ise paigaldas sadu ja sadu plakateid, mis kutsusid üles presidendi Trumpi tapmisele. Kas sa arvad, et nad piirduksid ainult Houthi terrorirühmituste kaasamisega sõtta? Absoluutselt mitte. Nad on kindlalt otsustanud sulgeda Hormuzi väina ja nad kavatsevad kogu Lähis-Idas kaost külvata. Nii kaua, kui selle režiimi juhtkond eksisteerib, teeb see sama edasi. Kas Iraan usub, et tal on endiselt valdav kontroll või mõju Jeemeni üle? Kas see on risk, mida nad tegelikult üldse riskiks ei pidanud? Ja nad on valmis kõigeks. Meil on tegemist surmakultusega. Meil on tegemist hunniku hulludega, kes on enesetapumissioonil. Nad ei peatu millegi ees. Mida nad tegid Hormuzi väinas hävitajate kasutamisega? Terrorirühmituste kasutamisega Jeemenis, Houthide ning lisaks neile Hezbollah ka Liibanonis. See režiim on valmis kõik oma kaardid välja käima, sest ta teab, et tema päevad on loetud ja nad ei peatu millegi ees. Kui rääkida matustest, mida me just nägime aset leidmas, kas oleme näinud, et see on toonud režiimile Iraanis rohkem jõudu või toetust? Või näeme hoopis vastupidist? Fakt, et uus ülemjuht Mojtaba Khamenei ei olnud kohal oma isa Ali Khamenei matustel. Kas me näeme pärast neid matuseid Iraanis toetuse suuremat killustumist? Ma väidaksin, et Iraanis ei ole midagi muutunud seoses toetusega Islamivabariigile. See rahva kogunemine, mida me nägime, Khamenei tõenäoliselt tühja kirstu ümber, sest ta lasti ilmselt tükkideks. See on tõstnud režiimi toetajate vaimu, kuid see ei toonud režiimi poolele ühtegi uut tegelikku toetajat. Sest iraanlased mäletavad, mida see režiim tegi alles jaanuaris, kui 10 000 süütud relvastamata meeleavaldajad tapeti Iraani tänavatel. Aga matused, see vaatemäng, mille nad lõid koos hunniku hulludega nagu Max Blumenthal, Khalid Walsh ja teised mõjutajad, kes lendasid Iraani ning juubeldasid ja tähistasid Khameneid ja tema pärandit. See on suurendanud Islamivabariigi võimekust värvata terroriste kogu Lähis-Idas. Need inimesed aitavad ja toetavad Islamivabariiki selle piirkondlikes avantüürides. See ongi see, mis toimub. Iraanis on režiim endiselt sama nagu varemgi. Ma märgin, et Saudi Araabia saatis matustele delegatsiooni, olles üks väheseid Pärsia lahe riike, kes sinna delegatsiooni saatis. Mida see siis tähendab, kui Iraani toetatav jõud Jeemenis süüdistab nüüd Saudi Araabiat ja riskib sõja puhkemisega saudidega?
asi Pärsia laheäärsete Araabia riikidega on see, et nad on mänginud seda ebakindlat mängu Islamivabariigiga. Ühelt poolt mõistavad nad ohte, mida Islamivabariik ja IRGC kujutavad nende julgeolekule, stabiilsusele, kasvule ja arengule. Kuid samal ajal ei kavatse nad tugevalt panustada Islamivabariigi kukutamisse. Nemad said sõja teises voorus Islamivabariigi hiljutistest sõjalistest operatsioonidest kõige rängemalt pihta. Režiim ründas sõna otseses mõttes kõiki Araabia riike. Nad teavad, et nad ei suuda Islamivabariigiga üksi toime tulla ilma Ameerika Ühendriikide ja Iisraeli abita. Ja nad püüavad oma kaarte enda teada hoida. Nad kavatsevad säilitada oma diplomaatilised suhted Islamivabariigiga juhuks, kui see režiim jääb püsima ja neil tuleb nende hulludega oma naabruses koos elada. Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide jaoks on lugu teistsugune. Ameerika Ühendriigid on Iraanist väga kaugel ja režiim ei saa teha seda, mida ta saab teha Araabiale. Iisraeli puhul on Islamivabariik eksistentsiaalne oht. Rahu ei ole. Araabia riigid võivad vähemalt arvata, et nad suudavad selle režiimiga pidevalt laveerida diplomaatia ja sõja vahel. Aga see on viga. Me oleme näinud, milleks see režiim on võimeline ja mida see režiim on valmis tegema, et võimul püsida. Khosrow Esfahani, tore, et olete täna meiega I24 Newsis. Aitäh selle vaatenurga eest. Aitäh, et mind kutsusite.